Tere esiteks, ma tahaks tulla korra Mihkli juurde tagasi. Mihkli, kus sa oled, võid lehvitada. Sa mainisid kortisooli ja väga äge on näha, kuidas enne igat avalikku esinemust see kortisooli tase lihtsalt lendab läbi laega mulle, et see on mingi tõetara on seal ikka sees. Aga jah, tõesti väga hea on siin jälle olla, mulle väga meeldib neid nii-öelda kõnesid teha siin. Olen esimesest Best X-ist saadik nendel üritustel rääkinud. Esimesed 2 olid siuksed väga tavalised motivatsioonikõned, võib-olla eelmine kõne oli mul rohkem muusikast. Ja sellest nii-öelda edasi mõeldes ma hakkasin mõtlema, et ma tahan rohkem rääkida asjadest, millega ma ise tegelen, mingitest hobidest. Et kui Reimo rääkis või tõi näiteks Taavi Kalvi blogi, et leia endale vähemalt 3 asja, üks nendest oli et hobi, mida sa teed, siis kui ma eelmine kord rääkisin muusikast, mis on mulle väga südamelähedane, siis täna ma tahaksin rääkida ajaloost. Ehk siis, kes tahab nagu ära põgeneda, võib nüüd minna. Aga ma luban, et see ei ole nagu tädi Elvi ajalootund teil gümnaasiumis, vaid natuke huvitavalt püüan rääkida ja võib-olla jõuda ka mingi pointini, et äkki võib-olla õpite midagi siit. Aga minu kõne pealkiri eneseusk, julgus ja sihikindlus ongi siis nii-öelda 3 punkti, millele ma tahan täna keskenduda. Ja ma tahan seda läbi ajaloo teha. Ja miks? Ma hakkasin ajaloost huvituma umbes 5 aastat tagasi, kui ma olin Soomes tööl. Siuke ehtne Kalevipoeg olin ja Soomes on selline case, et töö lõpeb üsna varakult päeval juba, et kella 2:30 sa oled põhimõtteliselt vaba mees. Ja kuna ma elasin oma ema juures sellel ajal ühes väikses Soome linnas, mis oli Helsingist eemal, kujutage ette alaealine nii-öelda poiss, ühtegi sõpra, tuttavat, sul ei ole see linnas, ainuke inimene, keda sa tead sealt on su ema. Ehk siis need päevad olid üsna igavad seal nii-öelda tööpäeva lõpus. Ja eks siis ainuke variant oligi, kas istuda YouTube'is, vaadata seal mingeid filme või midagi või siis magada. Ja ma hakkasin hästi palju dokumentaale vaatama ja sealt eriti hakkas mind huvitama teine maailmasõda. Ja selle suve lõpuks umbes 2 kuuga ma olin ära vaadanud kõik võimalikud dokumentaalid teise maailmasõja kohta. Ja minust sain nagu tõsine ajaloo fanatt. Ja miks ma tahan nüüd teile natuke ajaloost rääkida on see, sellepärast, et ajalugu aitab natuke paremini mõista meid ümbritsevat maailma. Aitab paremini mõista, kuidas tänapäevane olukord on jõudnud siia, kus ta on. Ajalugu tundes saab nii-öelda backtrackida ja näha, mis on need konkreetsed sammud ja otsused, mis on toonud meid siia hetkesse. Ja lisaks on ajaloos väga palju säravaid inimesi ja lugusid, mis aitavad meil õppida, kuidas oma elu võib-olla paremini elada. Ja täna ma tahaksingi rääkida teile 3 inimesest, kes väga hästi seonduvad, igaüks hästi seondub ühe märksõnaga neist. Alustame esimesest. Kes teab, kes see äärasmees on seal? Tõstke käsi. Paar kätt tõuseb, väga hea. Tegu on Cassius Clay'ga, võib-olla paremini tuntud oma teise nimega Muhammad Ali. Ja Muhammad Ali'd peetakse läbi aegade üheks kõige paremaks poksijaks. Ta oli kõigest 22-aastane, kui ta oli võitnud maailmameistritiitli raskekaalupoksis, mis on siis poksi nii-öelda püha graal. Ja tänapäeval, kui te küsite nii-öelda ükskõik milliselt spordieksperdilt või poksieksperdilt Muhammad Ali kohta, kindlasti saate väga palju kiidusõnu ja väga palju positiivsust. Küll aga Cassius Clay'le ei tulnud tema meistritiitel sugugi mitte nii kergelt, kui võiks arvata. Nimelt, oma matši minnes Sonny Listoni vastu, kes oli siis tolleaegne maailmameister, 1964 oli see, oli tema tegelikult 7-1 underdog, ehk siis favoriidina nähti väga selgelt Sonnyt. Ja miks? Sellepärast, et 60-ndatel nägid kõik spordieksperdid, et Sonny Liston on läbi aegade kõige parem poksija. Ta oli niivõrd tugev, et päriselt ka palju profipoksijad keeldusid temaga ringi minema, sest nad kartsid haiget saada. Sonny Liston oli võitnud meistritiitli eelmiselt meistrilt nii-öelda 2 matši tulemusena. Esimene matš ja siis oli erimatš. Mõlemad matšid lõppesid esimese raundi knockoudiga. Ehk siis kujutage ette, kui üks mees tuleb lihtsalt ja maailmameistri 1 raundiga lööb lihtsalt 2 korda järjest ära. Aga Cassius Clay teadis seda, et ta on nii-öelda underdog. Kõik kriitikud, kõik ajalehed, eksperdid põhimõtteliselt kandsid ta maha juba enne matši algust. Kõik arvasid, et see on Sonnyle kerge jalutustöö, esimese teise raundiga on asi tehtud. Ja mida tegi siis
Cassius Clay. Ta teadis, et kui mitte keegi temasse ei usu, siis ainuke inimene, kes saab temasse uskuda, on tema ise. Ja kuidas ta seda tegi? Ta tegi seda kõige minu arust ägedamal moel, kuidas seda saab teha, aga samas ka hästi ülbel moel. Muhammad Ali on hästi tuntud oma verbaalsete solvangute poolest. Ta suutis oma vastaseid juba enne matši psühholoogiliselt niivõrd ära purustada, et matši alguseks oli sisuliselt matš otsustatud juba. Ja Muhammad Ali, 22-aastane noor Louisville'i kutt, astus reporterite ette enne matši ja karjus I am the greatest, I am the greatest. Ja ta korrutas seda ja korrutas ja korrutas ja korrutas, sest ta teadis, et ainuke viis, kuidas keegi temast usub, on siis, kui tema endast usub. Ja kuhu see eneseusk tema viis sinna, et 25. veebruaril 1964 raskekaalu maailmameistri boksi matšis 7. raundis Sonny Liston keeldus ringi tulemast, sest ta oli lihtsalt niivõrd palju haiget juba saanud. Ta lihtsalt andis alla. See mees oli puhtalt sellega, et tema karjus kogu maailmale I shook up the world! I shook up the world! I'm the greatest there ever was! 22-aastaselt maailmameister. Vägev, mida eneseusk võib teha. Siin näete ühte ikoonilist pilti, mis on tegelikult nende rematšist, mis toimus umbes aasta aega hiljem, kus Muhammad Ali esimeses raundis lõi Sonny Listoni knockouti. Sellest edasi on juba ajalugu. Teine point, julgus. Ja ma luban, et need asjad tulevad lõpus kokku ka kuidagi moodi. Kes keegi teab, kes see naine võib olla siin? Luban, et see ei ole tavaline kriminaal. Taga üks käsi tõuseb, väga hea. Tegu on Rosa Parkiga. Ja Rosa Park on üks eriline naine sellepärast, et tema üks väike pisike julgustükk sisuliselt algatas mustanahaliste tsiviilõiguste liikumise. Kuidas? Kuidas saab üks naine algatada sisuliselt revolutsiooni? Tema jaoks piisas ainult sellest, et ta keeldus bussis oma istet loovutamast. Mõtlete, et on ikka ebaviisakas naine küll, eks ju. Aga tegelikult ei ole. 20. sajandi keskpaik USA-s oli väga keeruline aeg. Oli segregatsioon, mis tähendas seda, et mustad ja valged olid väga selgelt eristatud teineteisest. Olgugi, et juba USA kodusõja ajal lõpul kehtestati seadus, et kõik inimesed on seaduse ees võrdsed, sealhulgas ka mustanahalised, oli siiski väga palju diskrimineerimist mustanahaliste suhtes. Ja üheks oli just see, et bussides pidid mustanahalised istuma tagapool ja valged said istuda eespool, sest nii oli lihtsalt seadus. See toimus Montgomery linnas Alabamas 1955. aastal juba, kui Rosa Park 1. detsembril õhtupoolikul astus bussi. Tõstis endale pileti, läks istus mustadele ette nähtud kohale rahulikult, seaduse kuulelikult ja sõitis bussiga kodu poole. Mis 4 peatust hiljem oli bussi tulnud palju inimesi juurde ja selles 4. peatuses tuli bussi peale 4 valget juurde. Nüüd tekkis aga olukord, kus valgetele mõeldud kohad olid juba täis. Mille peale bussijuht tõusis bussis püsti, läks taha ja ütles 4 mustanahalised, nii, sina, nüüd minge tõuske püsti ja minge sinna taha poole. Olgugi, et need inimesed istusid täitsa omal õigel kohal. 3 mustanahalist, suht kohe lihtsalt ütlesid, okei, lähme taha. Rosa Park selle peale aga ütles, et ma ei pea liikuma. Muidugi seal hakkasid siis ähvardused tulema selle bussijuhi poolt. Muuseas, naljakas lugu, see bussijuht oli tegelikult umbes 10 aastat tagasi Rosa Parkiga kokku juba puutunud. Nimelt ta viskas ta bussist välja, aga Rosa Park selle hetkel ei tundnud ära teda. Ja Rosa Park, mis ta tegi, ta istus lihtsalt, oli alguses nagu keskel pool istus ja ta istus akna äärde ja lihtsalt keeldus liikumast. Asi lõppes sellega, et talle kutsuti politsei arreteeris ta, talle esitati süüdistus avaliku korra rikkumise eest ja ta pälvis sellega tohutult tähelepanu.
Nimelt mustanahaliste kogukonna niisugused liidrid, muuhulgas oli seal ka Martin Luther King Jr. Hakkasid väga palju toetust avaldama talle ja aitasid tal näiteks vangist pääseda, maksid kautšini ära sama päeva õhtul, kui ta arreteeriti. Ehk siis see asi toimus niivõrd kiiresti. Ja mõelge, see oli aeg, kus sotsiaalmeediat ei olnud olemas. Ja sellel päeval, kui pidi toimuma Rosa Parki kohtuistung, muuseas see trahv oleks tal olnud kuskil $10 pluss $4 mingid kulud veel, eks ju. Tänapäeva rahas võib-olla mingi $200, kuid siiski sellel päeval kogunesid kümned ja kümned tuhanded mustanahalised Montgomerys ja lihtsalt hakkasid streikima linna vastu. Te peate mõistma, et sellel ajal enamus inimesi, kes sõitsid üldse Montgomery linna bussidega, olid mustanahalised. Ja see mustanahaliste kogukond ütles, nii, tänasest päevast me boikoteerime neid busse, me ei sõida nendega enam, sellepärast et see ei ole enam normaalne, mis toimub. Ja inimesed tõesti tegid seda. Martin Luther King Jr. oli üks, kes aitas seda asja eest vedada. See protest kestis üle peaaegu aasta aega ja algselt olid nende nõudmised, et lihtsalt kaotatakse ära see kohtade eristamine ja näiteks, et mustanahalised inimesed saaksid ka bussijuhtideks kandideerida. Aga see lõppes lõpuks sellega, et sellest kasvas välja revolutsioon ja inimesed võitlesid sisuliselt endale õigused Ameerikas. See kõik algas sellest, et üks naine ühel õhtupoolikul oli piisavalt julge, et öelda ei. Ta ei olnud nõus enam nende seadustega ja reeglitega, mis väga selgelt diskrimineerisid tema õigusid inimesena. Mõelge selle peale, mida väike julgustükk võib teha. Väike pilt ka siis tsiviilliikumisest. Viimane, sihikindlus. Kas keegi teab, kes see mees võiks olla siin? Väga üks inimene teab. 2 lausa. 1939 kuni 1945 peetakse maailma üheks kõige tumedamaks perioodiks. Teine maailmasõda oli sellel ajal, kuid õudsemgi veel, sellel ajal toimusid väga-väga suured kuriteod inimkonna vastu. Me ei saa eitada, et holokaust toimus. See toimus. Kuid kuidas jõudis maailm sellisesse hetke, nagu see oli 1. septembril 1939, kui Saksamaa ründas Poolat? Kõik oli selle tulemus, et natsionaalsotsialistliku partei poolt juhitud Saksamaa ajas väga üliagressiivset välispoliitikat. Nad olid vallutanud Tšehhoslovakkia põhimõtteliselt annekteerinud, nad süüdistasid Poolat, et Danzig on nende linn. Nad marssisid sisuliselt Austriasse, sõitsid üle Versailles lepingust, mis oli pärast 1. maailmasõda nende vastu kehtestatud. Ning see kõik pälvis lõpuks sõjaga ja kuritegudega inimkonna vastu. Kuid miks ma seda mainin ja miks see mees on siin puhul tähtis? Selle mehe nimi on Oskar Schindler ja see on tema metallitöötlemistehas Krakowis. Muidugi mitte enam tänapäeval, aga tollel ajal. Ja Oskar Schindler töötas mõnda aega enne sõda Saksa luureorganisatsioonis Abwehr. Ja Abwehris töötates sai ta väga palju mõjuvõimseid kontakte endale natsiparteis, ta oli väga jõukas inimene, tal olid head tutvused, ta oli nats, ehk siis ta oli natsionaalsotsialistlikus parteis. Ja 1939. aastal asus ta elama Krakowisse, tegi seal natuke Abwehri jaoks tööd algselt, kuid pärast jäi sinna elama, sai hankis endale sellise ettevõtte, mis oli muuseas juutide poolt juhitud, aga tollel ajal kedagi huvitanud, kas kui juudil oli midagi, see võeti ära lihtsalt. Ja ta hakkas seal oma äri ajama. Oskar Schindler oli algselt mees, kes huvitus ainult rahast ja kasumist, tavaline ärimees. Kuid mingil hetkel ja muuseas mitte keegi ei ole seda veel välja mõelnud, miks? Nii palju, kui on loetud tema isiklikke mingeid päevikuid ja dokumente ja räägitud tema tuttavatega või nende juutidega, kes tema alluvuses töötasid. Te keegi ei tea, miks, aga ta hakkas juute kaitsma Poolas teise maailmasõja ajal. Aeg ja koht, kus sa ei tahtnud juut olla. Sest et peate aru saama, et
natside üks kõige suurem eesmärk kogu sõja ajal oli lihtsalt hävitada ära juudid. Alates spetsiaalsetest laskmisrühmadest, kes sõjaliinil taga käisid ja lihtsalt lasid inimesi maha, lõpetades süstemaatilise massi tapmisega gaasikambrites. Aga Oskar Schindler, kelle all töötas väga palju juute, sest juudid olid odav tööjõud, hakkas oma juute oma vabrikus kaitsma. Ja kuidas ta seda tegi? Nimelt, juudid, kes töötasid tema ettevõttes, said Oskar Schindlerilt otsekaitset. Näiteks, kui mõni Gestapo ametnik, Gestapo on siis Saksa salapolitsei tollel ajal, tuli ja nõudis, et näiteks see juut, kes töötab siin, tema peab nüüd tulema ja tema läheb sinna koonduslaagrisse, siis näiteks väitis Oskar Schindler kohe, et ei, ta on ikka väga hädavajalik tööline mulle ja ta on spetsialist oma alal ja ilma temata mul ettevõte kukub kokku, olgugi, et mees oli vana ja värises ja pool haige ja tõbine ja ei saanud peaaegu liikuda. On üks juhtum, kus Gestapo ametnikud tulid tema sinna tööstusvabrikusse ja nõudsid ühe perekonna nime, mingi 4 liiget, et nüüd nemad tuleb meiega kaasa, et on vaja. Oli suur segadus ja Oskar Schindler tuli alla, võttis need Gestapo ametnikud oma kontorisse, 2-3 tundi hiljem tuli purjus Gestapo ametnikud välja sealt ja perekond ei puutud mitte keegi. Ühesõnaga ta kasutas oma ettevõtet sükse varjualusena. Ta rajas oma töölistele mingisuguse sükse tööliste laagri isegi selleks, et vältida, et need töölised hakkaksid elama koonduslaagris, mis ehitati Krakowi lähedale. Ta tegi seda 4 aastat. Ta kulutas sellele tegevusele 4 miljonit Reichi marka, mis tänapäeva rahas, arvestades ka inflatsiooni, teeks circa $22 miljonit. Ta oli sõja lõpuks täiesti vaene, aga tema ainuke missioon oli see, et päästa võimalikult palju juute. Võib-olla kuulete kunagi sellisest asjast nagu Schindleri nimekiri. 1200 nime oli sinna peale kirjutatud ja need juudid viidi Krakowist Brünnlitsi vabrikusse, mis on Schindleri teine vabrik, mis oli sõja lõpus, ja nemad pääsesid konkreetselt Auschwitzi minemisest. Muuseas, üks rongitäis juute läks Auschwitzi, aga Oskar Schindler suutis maksta piisavalt palju Gestapo ametnikke kinni, et need naised ja lapsed, kes sattusid Auschwitzi, viidi sealt minema sinna laagrisse. Surmasuust konkreetselt sõideti sinna. Oskar Schindler pälvis oma tegude eest Iisraeli riigilt kõige suurema tunnustuse, Righteous Among the Nations, mis antakse inimestele, kes on ennast salgavalt teise maailmasõja ajal teinud juutidele heategusid, päästnud neid, aidanud neid. Oskar Schindler oli üks inimene, kes ei suutnud vaadata eemale, kui toimusid kuriteod inimkonna vastu. Ta tuli läbi holokausti puhtana välja. See on väärt saavutus. Oskar Schindler oli täielikult pankrotis sõja lõpuks. Aga tema päästetud juudid aitasid ta elu pärast hiljem järjele, tehti toetusfondid ja ta elas päris hea elu veel. Tema sihikindlus aitas 1200 inimesel pääseda surmast. Mõelge sellele. Need 3 lugu eneseusust, julgusest ja sihikindlusest. Mina usun, et need 3 märksõna ja iseloomujoont on edukuse aluseks. Kõik need inimesed, kindlasti neil olid kõik need omadused. Nad jõudsid oma missiooniga lõpule, nad said edukaks. Ja edukus on iga inimese jaoks individuaalne. Kelle jaoks on see kuulsus ja sportlikud saavutused, kelle jaoks enda eest seismine, kelle jaoks teiste päästmine. Ja võib-olla, mis te võiksitegi siit kaasa võtta sellest kõnest, kui üldse midagi, on see, et kui Reemo rääkis, et oma elu eesmärgi leidmine võib raske olla ja paljudel meist seda ei ole, me nägime ka seda, siis ma ütlen, et eneseusk, julgus ja sihikindlus ei ole asjad, mida on raske saavutada. See on rohkem nagu mindset, kas sa usud seda või sa ei usu. Ela iga päeva nii, et sa ütled endale, et sa oledki the greatest ja sisest endale seda, sest mitte keegi ei usu sinusse, kui sa ei usu iseendasse. Ela iga päev nii, et sa julged seista oma seisukohtade eest, julged avaldada arvamust ja jääda kindlaks endale.
ja tee oma otsused sellest lähtuvalt, kas need täidavad sinu missiooni või ei. Jälgi seda, kuhu sa liigud. Eneseuhkus, julgus ja sihikindlus. Kas need on sinus olemas? Aitäh teile!